New Yorgi tänavatelt kuni Berliini südamesse. Džihadistlik vägivald on taas pealkirjades. Ja just siis, kui Washington surub peale diplomaatilist lahendust, ütleb Iisrael, et on paljastanud ühe Iraani suurima tuumasaladuse. Selgitame, miks mõlemad lood on olulised. Kohe täna saates Kvartett. Tere tulemast tagasi saatesse Kvartett GNS-is. Mina olen Emily Schroeder ja olen stuudios koos Bellamy Shoshana ning kaugühenduse kaudu on meiega taas Fleur. Väga tore teiega olla. See nädal on olnud väga tihe ja palju on arutada. Kõigepealt nägime seda kohutavat terrorirünnakut New Yorgis. Pärast Mamdani avaldusi peaminister Netanyahu kohta, kus ta nimetas teda sõjakurjategijaks ja laimas teda ning Iisraeli riiki igasuguste süüdistustega. Kuid kohe pärast seda nägime, et keegi võttis selle sõnumi ilmselt südamesse ja tegutses linna sünagoogi juures, tigastades 2 inimest. Toimus pussitamine. Ja tead, toimepanija arreteeriti. Aga kust see kõik tuleb? Kas sellistel juhtidel nagu Mamdani lasub vastutus sellistes olukordades? Tema puhul oleme näinud ainult õhutamist alates esimesest päevast. Ma arvan, Bellamy, alustame sinust. Ma tean, et sa elasid New Yorgis, sa olid New Yorgi elanik. Ma mõtlen, kas see oligi nii? Kui kaugele me oleme langenud sellega, mis toimub? Ei, see ei olnud nii. Varem ei olnud see selline. Me nägime muutust, mis oli juba New Yorgis toimumas. Aga kui me hoiatasime, et see on kõige halvem inimene, keda linna peaks tuua, sest tegelikult puudub igasugune vastutus. Ja siis, kui vaadata, mis juhtus Tisha B'Avil, ilmus temalt äkitselt postitus, kus ta ütleb, soovin kõigile, igale juudile 5 linnaosas. Teate küll, tähendusrikas paasto ja nii edasi. Aga kui sa ütled kas või hetkeks, et Jeruusalemma ei eksisteeri, sest see on Palestiina. Aga teadmata, et juudid pöörduvad Iisraeli suunas, olenemata sellest, kas nad on 5 linnaosas või mitte, see tähendaks, et Iisrael on juutide jaoks. Ma olen väga hästi. On selge, et Mamdani ei tea, mis on Tisha B'Av. Ma arvan, et see on üsna ilmne. Shoshana, sina oled ka New Yorgist. Mis on sinu arvamus kogu sellest fiaskost? See on masendav, häiriv ja tõesti vihastav, sest ma arvan, et me kõik teame, et sõnadest saavad teod. Ma ei pea seda tõestama, seda on ajaloos korduvalt tõestatud ja Mamdani teab seda. Aga ta räägib 2 erinevat juttu ja mida ta teeb on see, et ta ütleb, juutidega kui juutidega ja judaismiga kui religiooniga, mul pole probleemi. Halvad on sõjakurjategijad, tead, ja halb on okupatsioon. Ja rääkida Netanyahust, nagu ta oleks kohtunik, vandekohtunik ja timukas, on puhas õhutamine. Selles pole kahtlustki. Ja siis öelda, et ma tõesti soovin, et need 2 New Yorgi inimest ja muidugi oma videos nimetab ta üht juudiks ja teist aasialaseks. Ma ei tea enam, mida aasialane tähendab, sest mõnes kohas tähendab see pakistanlaste puhul ilmselt jaapanlast, ma ei tea, täielikku paranemist. Ja New Yorgis pole kohta antisemitismil ega ühelgi rassismil. Ma mõtlen, kes üldse enam usub ühtegi tema sõna? Kes usub midagi, mida ta ütleb, olgu see tasuta busside või tänavatel olevate juutide kohta? Ma arvan, et probleem on selles, et piisavalt palju inimesi usub tema juttu piisavalt, et selle põhjal tegutseda. Ja ma arvan, et see on väga-väga murettekitav ja New Yorgi politsei astus sellele vastu. Nad on marus, sest Mamdani kutsus üles protestima, kui peaminister saabub Iisraeli vastu. Viimane asi, mida New York City vajab, on veel rohkem Iisraeli vastaseid surmakultuse Palestiina toetuseks korraldatud proteste. Miks me üldse veel siin oleme? Kui vaadata seda poliitiliselt, siis ma mäletan päeva, mil Donald Trump esimest korda ametisse vannutati. Washington DC põles sõna otseses mõttes. Ta pidi sõna otseses mõttes poed, kodud ja kõik muu kinni katma, aga keegi ei rääkinud sellest. See kadus äkitselt ära. Ja ma ei hakka seda võrdlema 6. jaanuariga õhutamise mõttes. Aga see on natuke kummaline, kui sa vaatad riiki ja rahvast, kellele saab müüa sama asja. Saad valida, millal see on päris. Sa võid valida, millal see ei ole. See on ohtlik. Saad valida, millal see on, sest äkitselt, kui Black Lives Matter toimus ja kõik need rüüstamised käisid ja nad ütlesid, teate küll, nad varastavad Gucci kingi toidu jaoks. Vabandust, miks sul on vaja Gucci kingi toidu jaoks? Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mul küll on. See on oluline. Luubutan, nagu mul ei ole midagi selle vastu. Ma lihtsalt arvan, et Mamdani teab täpselt. Ta teeb nalja, mida ta teeb. Ta teab täpselt, mida ta teeb. Ta on külmalt kalkuleeriv poliitik ja ta ei suuda tasuta busse pakkuda. Ja ta ei suuda madalamaid üüre pakkuda.
Ta ei suuda täita ühtegi oma hullumeelset kommunistlikku lubadust. ja mida sa siis teed, kui sa ei suuda lubadusi täita? Sa juhid tähelepanu kõrvale ja seega juhib ta tähelepanu juutidele, sest see on tema toetajate seas populaarne. Ta on väga kalkuleeriv, ta teab täpselt, mida ta teeb. Politsei, nagu sa mainisid, on tema peale maruvihane, sest kõik, mida ta teeb, on kaose tekitamine. Aga mis tegelikult New Yorgis toimub? Peale selle, et see näeb välja räpasem kui kunagi varem ja peale selle, et sa ei saa midagi tehtud, on see, et suured Fortune 500 ettevõtted lahkuvad. Goldman Sachs, mis sümboliseerib New Yorki paremini kui Goldman Sachs. see on läinud. Nad lähevad Texasesse või Floridasse, ma ei mäleta täpselt. Mees hävitab oma linna ja süütab lõkkega sigareti. See toimub praegu, see on hullumeelne. See on naeruväärne. Aga see pole tegelikult ka üllatav, kui vaadata tema kogu ideoloogiat ja ajalugu. Mõtlen, ta oli Students for Justice in Palestine'i asutaja oma ülikoolis. Tema taust ei ole muidugi midagi professionaalset, vaid palju aktivismi nendes ringkondades. Ta on nepobeebi, kes pole kunagi pidanud millegi nimel vaeva nägema. Tal pole kunagi olnud päris karjääri. Ja nüüd kasutab ta seda sama õigustunnet ja mõtteviisi avalikus ametis. See on tõesti hirmutav. Ja mis mulle tema video juures tõesti silma jäi, oli see, et ta ei moonutanud ainult narratiivi ega keskendunud negatiivsetele asjadele või pannud neid kontekstist välja, mis on see, mida me tavaliselt näeme Iisraeli vastase kallutatuse puhul. Ja, see oli lihtsalt otsene vale. Benjamin Netanyahu on sõjakurjategija. Õudse genotsiidi arhitekt Palestiina rahva vastu. Ta vastutab enam kui 73 000 inimese tapmise eest, kümnete tuhandete laste sandistamise eest, lugematute inimeste näljutamise eest, kui ta takistas toidu ja humanitaarabi jõudmist nendeni. Kõik see samal ajal, kui meie ameeriklastena maksame nende pommide eest, mis tapavad. Netanyahu on sõjakurjategija. Ei, tegelikult ta ei ole. See on juriidiline määratlus. Teda ei ole sellises asjas süüdi mõistetud, seega ei saa sa sellist väidet teha. Ja kui sa oled riigi, linna või seaduse esindaja, sa peaksid seadust teadma. Ja asi läks sealt ainult hullemaks. Sa tead, et seal on nälg ja nälgimine, et abitöötajad tapetakse, kõik see jama, mida ta väitis ilma ühegi tõendita ja keegi ei võta teda selle eest vastutusele. Keegi ei võta neid vastutusele, sest sõnad ei loe enam. Varem oli nii, et sõnad oli vägivald, eks? Varem oli see nii, aga nüüd ei hooli ega kuule enam keegi ega taha midagi, millel oleks tegelikult tähendus. Nii et sul on Mamdani, kes räägib asjadest, mille pole mingit pistmist Manhattaniga ega vabandust 5 linnaosaga, ehk siis New Yorgiga. Pole mingit pistmist. Mis on Manhattanist väljaspool? Jaa, ma tean. Seal on veel midagi. Ja tegelikult ma lihtsalt ütlen, nagu sa ütlesid, inimesena, kes veetis suure osa oma lapsepõlvest New Yorgis, see on laastav, sest ma arvan, üks asi, mida inimesed väljaspool Ameerikat ja väljaspool New Yorki tegelikult ei mõista, on see, kuidas, kas sa tahad rääkida sellest, kuidas see ehitati koloniseerimisega, ma saan sellest aru. Aga päeva lõpuks inimesed, kes tulid Ameerika Ühendriikidesse, tõesti tahtsid ehitada paremat elu ja nad töötasid kõrvuti. Juudid ja itaallased ja iirlased ja kõik teised. See oli raske, oli rassilisi pingeid. Aga nad said neist asjadest üle. Ja nüüd ma tunnen, et New York ja Ameerika tõmmatakse tagasi nendesse rassilistesse pingetesse, tagasi nendesse lühedesse, selle asemel, et hoida seda, mida me koos oleme ehitanud. Ja see on ühiskonna lõpp. See on ühiskonna lõpp. Mis mulle tõesti nalja teeb, on see, et vaata, me kõik teame, et see kogu jutt, et ma arreteerin Netanyahu, oli lihtsalt etendus, täielik farss. Tal ei olnud kunagi selleks õigust. Ta poleks seda kunagi teinudki. See oli nali. Kogu asi algusest peale oli see, et ta on kloun ja see oli nali. Aga mis mulle internetis silma jääb ja mida ma tõesti naudin, on see, et ta on itaallased tõeliselt vihaseks ajanud, sest ta tegi selle kaardinalja immigrantidest, kes vaatavad jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal ja ta ei pannud sinna väike Itaaliat, ta ei pannud muidugi ka juute. Nii et ta ei pannud New Yorgi asutajaid, itaallasi ja juute, aga itaallased lähevad täiesti pööraseks. Ja mingil põhjusel sattusin ma sellesse Mandani peale vihaste itaallaste algoritmi. Nad on Ja mulle vihased. see meeldib. Iga hetk sellest meeldib mulle. See on nii ilus, aga see viib tagasi selle juurde, et juudid on esimesed sihtmärgid. Nagu meie oleme need, kes annavad häiret, aga teie olete järgmised iga kord, kui me läheme siin järgmised ja tore asi selle juures. Juut piisavalt kaua demoniseerides ja nad käituvadki nii, saad teada ja saad väga kiiresti aru. Ja kahjuks nägime me seda juhtumas just viimase 48 tunni jooksul. Ma mõtlen, me nägime seda rünnakut Berliinis Gay Pride'i üritusel.
selgus, et see oli islamistlik terrorirünnak. No mis üllatus. Kahjuks nägime, et paljud selle kogukonna inimesed reageerisid sellele peaaegu pettumusega. neeruväärne. Tegelikult oli olemas videoklipp noorest naisest, kes kurtis, kui kurb tal oli, et terrorirünnaku pani toime tõepoolest araablasest moslem, mitte valge inimene. Diese Nachrichten zu bekommen, dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. Ja siin tuleb jälle välja intersektsionaalsus. Me ei võitle kõik samu võitlusi, aga me oleme üksteise jaoks olemas sellistel hetkedel ja see on ilus. See on lihtsalt hullumeelne, mis toimub, aga sul on täiesti õigus, see algab juutidest, aga ei lõpe nendega. See ei lõpe kunagi. Nüüd on järg Kanada käes. Nüüd olid seal 2 pagaritöökoda. Mina, 2 pagaritöökoda, mille pihta tulistati. Ma mõtlen, et on olnud mitu sünagoogi, mida on tulistatud. Nad teevad seda, et tulistavad juudi asutusi ja ettevõtteid keset tööd, nagu siis, kui nad teavad, et kedagi pole kohal. Nii et tundub, nagu nad ei püüaks kedagi tappa, aga ilmselgelt on nende kavatsus hirmutada, terroriseerida, et vaigistada need kogukonnad. Ja see on tegelikult lihtsalt normaliseerimine. Ära unusta. Kuidas see neid asju normaliseerib? Sest varem olime me šokeeritud, jahmunud, õuduses. Me pidime kohe midagi ette võtma, kui kuulsime neist asjadest. Ja nüüd on see lihtsalt nagu tavaline teisipäev. Noh, rääkides sellest ja radikalismi normaliseerimisest, siis oli üks juhtum Cornelli ülikooli tudengiga. Talle pakuti praktika kohta juudi omanduses olevas ettevõttes. Ja ta vastas nüüdseks kuulsaks saanud sõnadega. Ma ei taha juudi heaks töötada. See levis väga kiiresti. Ja sellest ajast alates on avaldatud video, kus salaajakirjanik küsib temalt tema vaadete kohta. Vaatame ja uurime, kui kahetsev ta tegelikult on. Kas sinu koolist on mingit vastureaktsiooni tulnud? Kuidas kool on mingil moel reageerinud? Ainult üks teada ja neil toimub. Kas meeskond võttis ka ühendust, aga praegu ütlesid nad, et nende süsteemi poolel ei toimu midagi. Ma arvan, et sellepärast, et ma ei öelnud midagi, mida võiks pidada vihkavaks. Ainus, mida ma saan, on tasustamata praktikakoha töötamiseks juutide jaoks. Tegelikult ongi need peaaegu kõik ainult juudid. Ettevõte, kus ma enne töötasin, oli samuti juutide juhitud. Jah, sellepärast ma vallandatigi. Meil vallandati. Sa pead lihtsalt vaatama, mis kaardid laual on ja mõistma, et sul pole mingit võimalust võimule pääseda. Ma mõtlen välja arvatud juhul, kui sa tahad seda väikest mitsi kanda, eks. Miin suudel. Siinä, eks? No ma ütlen, kõik noored kontoris teevad nalja juutidele. Tõesti. Nad kõik olid rassistid. Nii et ma arvan, et see on umbes nii. Ära muretse. Meiega saab kõik korda. Beebibuumerite ja kõigi vanemate põlvkondade jaoks. Jaa. Neil on motivatsioon tõde mitte vaadata, sest nad saavad sellest nii palju kasu, kui nad seda eiravad. Õige. Nii et ilmselt on ainus viis tänapäeval tööd saada, töötada juutide heaks. Ilmselt sellepärast me siin kõik olemegi. Juhivad maailma. Juhivad kõike. Oleme professionaalid. Me oleme elukutselised juudid. Jaa. Ei, see on tõesti murettekitav. On tõesti murettekitav näha neid inimesi, kes mitte ainult ei oma neid eelarvamuslikke vaateid, vaid ka jäävad neile kindlaks. Ei saa aru. Sellest. Sa kogus $25,000. Sina lähed tööle. Ma armastan sind. Ma kindlasti prooviksin. Aga sinu vastu 25,000 taskus. Mul on vaja natuke reisida. Kuula, mulle meeldib paljud asjad. 25,000 pole piisav. Ei. Aga kui me natuke kõrgemale läheme, siis saame rääkida. See on metsik, sest ma tõesti mäletan, isegi siis, kui ma kui valisin ta oma lurjuseks, ma mõtlesin, et kõik, mida sa pead tegema, on juutide vastu seista ja näidata oma viha juutide vastu ning sind premeeritakse. Vähem kui 48 tunni jooksul oli neil peaaegu $10,000. $10,000. Aga see, mida ta ütleb noorema põlvkonna kohta, on tegelikult tõsi. Ja ma arvan, et kahjuks peame sellest rääkima, eks. Me peame seda tunnistama, me peame sellest rääkima, me peame aru saama, kust see tuleb. See on TikTok, see on Instagram, see on sotsiaalmeedia. Need on Katari rahastatud ülikooli linnakud. See on igal pool. No see on dehumaniseerimine. No mõtle. See, kuidas ta räägib sellest, kuidas lapsed alati selle üle nalja teevad ja ütlevad, jah, juut see, juut too. Nagu see ei ole see, kuidas mina üles kasvades rääkisin. Ei, üheski vähemusgrupist. Ja kui ma oleksin nii rääkinud, oleksin oma vanemad vastu pead saanud. Nii et see mõte, et see on lihtsalt nii, aga vanemad. Nii normaalseks muudetud. Kas nad teavad, mida nende lapsed teevad või neid ei huvita? Kas see on nii, et kas sa tead, mida su lapsed räägivad või sind ei huvita, mida su lapsed räägivad? Kell 10 õhtul. Kas sa tead, kus su lapsed on? Jah, keegi, kes seda mäletab. Mina mäletan seda. Aga mina tead, me istume laua ümber ja kui mu lapsed kaldusid, kui keegi neist kaldub sellesse, siis neid parandatakse väga kiiresti. See ei ole lubatud. Ja ma tõesti arvan, et teie kodus peaksite oma lastega rääkima, ütlema, hei, kas sa oled seda juttu kuulnud?
hei, mida sa sellest arvad ja rääkige sellest, sest muidu peab selle vestluse keegi teine ja mõjutab teie lapsi. ma tõesti arvan, et sellised institutsioonid nagu Al Jazeera, mis on muidugi Katari riigi rahastatud, peavad seda inimestele iga kord meelde tuletama, kui me selle teemaks võtame. See, mida nad on teinud, alustades araabia keelest ja laiendades kõigile oma teistele keeleplatvormidele, ongi täpselt see. See on erinevate inimrühmade dehumaniseerimise normaliseerimine, mis ausalt öeldes islamistlikud ülemvõimu pooldajad peavad mingil põhjusel ebasoovitavaks. Need võivad olla Lähis-Ida kristlased, need võivad olla jesiidid, need võivad olla kurdid, need võivad olla juudid. Tavaliselt on need juudid. See algab meist ja see on lihtsalt mürgine. See on mürgine, kuidas sellel on lastud levida kogu läänemaailmas täiesti kontrollimatult. Ma mõtlen, Fleur, sa teed ülikooli linnakutes nii palju, püüdes tuua inimesi Iisraeli kui mõistlikku alternatiivi, mis minu arvates on suurepärane. Mida sa tudengitelt kuuled? Kas see on tavaline retoorika, millega isegi juudi tudengid ülikooli linnakutes silmitsi seisavad? Me avastame, et mõned tudengid tahavad pärast esimest ülikooli aastat kooli vahetada, sest nad ei taha niimoodi elada. Nad ei taha olla need, kellele teised näpuga näitavad. Ühendkuningriigis on olukord veelgi häirivam, sest minu teada ütles 1 või 2 5 tudengist, et nad ei tahaks ühiselamus juudiga koos elada. Ja ülikoolid ongi selle kõige tipp. Aga see indoktrineerimine algab üha varem ja varem. Teate, meil on siin Miss Rachel olnud nädala tõprana paar korda. Me teame, et Hiina on igaühe telefonis TikToki kaudu. Me teame, et Katar on pannud uskumatult palju raha. Nüüd teate, mitte ainult $8 miljardit ülikoolide rahastamiseks, mille Katar väidetavalt on andnud. Aga teate, professor Charles Smalls, kellega ma paar nädalat tagasi Kufi üritusel intervjuu tegin, ütles mulle, et nad leidsid veel $100 miljardit, mille Katar oli kogu haridusse pannud. Ja nüüd sihivad nad isegi koolieelset ja üldharidust. Nad kasutavad seda rumalat woke ideoloogiat, et aidata Ameerikal või läänel end ise lammutada. Nad teavad, et nad ei suuda meid sõjaliselt võita. Nad teavad, et nad ei suuda Ameerikat ja Iisraeli sõjaliselt võita. Nii et mida nad siis teevad? 2 asja. Üks on Ameerika hävitamine, demoraliseerida. See on elementaarne. Demoraliseerida Ameerikat, et ta vihkaks iseennast ja siis eraldada Ameerika Iisraelist ning igasugusest abist Iisraelilt. See on klassikaline. Nad teevad seda väga hästi ja meie alles tõmbame pükse jalga. See ongi see, mis toimub. See ongi täpselt see, mida KGB soovis teha. Kogu läänele asju, mida ma viimase 2 nädala jooksul märkasin, ütleksin ma, on see, et me räägime palju džihaaditerrorismi ja islamistliku ideoloogia ohust. Ja see on midagi, mida Katar kindlasti üritab edendada. Samuti kõik teised mõjutuskampaaniad Islamivabariigist ja teistest islamiriikidest. Aga me näeme tohutut tõuget radikaalse vasakpoolsuse suunas. Ma ei pea silmas lihtsalt sotsialistlikumat majanduspoliitikat, ma mõtlen kommunismi. Ja me näeme, kuidas need on omavahel seotud. See islamomarksistlik ideoloogia, mis on tead küll, mida praegu kehastavad Zoran Mamdani ja DSA. Ja ma arvan, et suur osa juudi vihast ja paljudest teistest sallimatuse vormidest, mida me praegu Ameerika Ühendriikides näeme levimas, on sellega seotud. Kui vaadata, mida äsja välja öeldi, varem olid nad selles osas üsna vaoshoitud DSA oma seisukohtadega mõningates küsimustes. Nad ei häbene üldse. Intervjuu tunnistavad nad täiesti vabalt ja avalikult, et tahavad USA senati kaotada. Nad tahavad kaotada praeguse, see oli minu. Ma mõtlesin, mis see võiks olla? Õige, see peab lihtsalt olema sensatsiooniline pealkiri. Ei. DSA kaasesimees andis täna hommikul intervjuu, kus ta rääkis, et tuleks senat kaotada ja presidendi ametikoht kaotada. Nad tahavad kaotada ICE. Nad tahavad anda kõigile Ameerika Ühendriikides viibijatele seadusliku staatuse, sõltumata nende staatusest. Veel mitmeid muid meetmeid, mida nad tahtsid teha. Aga kõigine see eesmärk. Ei mingeid vanglaid. Ei, politsei, jaa. Mis asja? Mis nende plaan? Nad tahavad elada utoopilises ühiskonnas. Utoopilises ühiskonnas. Mis iganes see siis ka poleks. See on lihtsalt see, mida parim asi minu jaoks on see, et see on peaaegu nagu elaks läbi 1930-ndaid. Aga nende jaoks on suurim oht see, et Iisrael on suveräänne, aga juudid tegelikult ei ole. See on terve spekter. Jaa. Täpselt. Jaa. Ma mõtlen, vaata, mis toimub Austraalias, kui ma tohin lihtsalt tead küll viia see loogilise järelduseni. Nii et Austraalias on neil tegelikult olnud kuninglik komisjon antisemitismi ja ühtsuse teemal.
mis on leidnud õõvastavaid asju, õõvastavaid antisemitismi juhtumeid ja mitte nagu keegi kutsus mind juudi peigeliks, nagu kui ma olin laps, kutsuti mind juudi peigeliks. Aga naised istuvad hunnikutes omaenda veres pärast sünnitust, sest meediaed keeldusid neid aitamast. Või lapsi pekstakse nende laagrites. Või teate küll, talle löödi otse näkku lihtsalt selle eest, et ta rääkis, et on juut. Või üliõpilased, kes teatasid, et nende peale sülitati ja neile tehti ülikooli linnakus natsitervitusi. Nad räägivad tunnistusest tunnistuseni. Päevade kaupa tunnistusi erinevas vanuses, erinevates kohtades, erinevates olukordades inimestel, kes puutuvad kokku antisemitismiga. See on kõikjal levinud. Ja keegi ei räägi sellest. Ja see ongi nii, nagu me varem ütlesime, sellest õhutamisest, nendest videotest on loogiline järeldus. Räägime sellest minu lurjuse rubriigis, mis toimub võrgustikes ja antisemitism, mis jõuab inimeste kodudesse, näkku ja koolidesse. Ja näiteks ei saa minna haiglasse, sest sa ei tea, kas sinu eest hoolitsetakse. Üks naine teatas, et sai tilguti näiteks. Nii mitu korda valesti näiteks. Nagu see pandi valesti. Tead küll, kuuled üht lugu ja oled nagu okei, aga sa ei saa ignoreerida sadu. Yeah. Ja need 2 medõde, kes ütlesid, et jah, me paneme sionistid gehennasse, mis on põrgu. Me ei saa seda eirata ja me ei saa sellest rääkida nii, nagu see oleks kellegi teise probleem. See on nüüd, see on siin ja see on meie kõigi probleem. Enne kui liigume oma kangelaste ja lurjuste juurde, tahan ma puudutada seda, et peaminister külastab Ameerika Ühendriike ega arreteerita, vastupidiselt sellele, mida Mamdani soovib. Aga ta kohtub vist presidendiga. Ja meil on mõned uued raportid selle kohta, kuidas Iisrael väidetavalt teab, kuhu osa kõrgelt rikastatud uraanist on viidud, kus osa neist tsentriifugidest asub maa all, samuti kirkad ja muud rajatised. Ja enne kui me edasi liigume, tahtsin lihtsalt küsida, mida sa arvad selle kohta, mis juhtuma hakkab? Ma mõtlen, mida me kuuleme, mida me pole juba peaministrilt kuulnud sellel eelseisval Washingtoni visiidil. Ma ei tea, Fleur, mis sina arvad? Ma olin just Washingtonis. Vaata, ma ei usu, et me kuuleme midagi vapustavat ja ma arvan, et osa Trumpi strateegiast praegu ongi see, et ta ründab Iraani omal käel. On justkui natuke distantsi tekitada, vähemalt nii, nagu asjad välja paistavad, kuna pidevalt süüdistatakse meid manipuleerimises, et see on meie sõda ja kõik need verevale süüdistused, mis aina jätkuvad. Nii et ma arvan, et ükskõik millest nad räägivad, me tegelikult ei saa sellest teada. Neil võib olla väike avalik nõupidamine ja me näeme, kuidas Trump ja Bibi tead küll oma keemiaga. Aga ma arvan, et nad plaanivad midagi suurt, sest see ei saa jääda lihtsalt lõputuks vastastikuseks kättemaksuks. Küsimus on, kas Bibi valimiste ajakava ja Trumpi vahevalimiste ajakava langevad kokku? Ja ma arvan, et probleem on selles, et need ei lange kokku. Jah, see tundub kindlasti nii. Ma olen praegu üsna pettunud, sest mulle tundub, et iga nädal kordub kõik uuesti. Ma olen paljudes asjades pettunud, Shoshana. Isn't, ma olen Shoshana peale pettunud. Ei, aga see on üks ja sama lugu, mis kordub, tead, ja sul on vist õigus ajajoone osas. Valimiskalendrid töötavad teineteise vastu. Aga ma arvan, et peame ootama ja vaatama. Ma mõtlen, mis sellest saab. Loodetavasti, nagu ma olen põhimõtteliselt jaanuarist saadik öelnud, oleksin ma väga rõõmus, kui ma eksiksin. Palun tõestage, et ma eksin. Ma ei ole eriti rahul sellega, kuidas asjad lähevad. Aga tead, eks näis, mis saab. Ma ei tea, ma olen iga 2 sekundi tagant selline. Ma mõtlen, see on sinu pärand. See on sinu pärand praegu, see on sinu nagu palun. Ma arvan, et ma on kindel, et nad teevad midagi. Ja. Ma ei usu, et see lõpeb niimoodi. Ma ei usu, et neil tuleb mingi, tead küll, vastastikuse mõistmise memorandum. Ja kumbaja, ma ei usu, et see juhtub. Küsimus on lihtsalt selles, millal täpselt see toimub ja kuidas. Ma arvan, et nad teevad ilmselt midagi varjatult. Nagu, tead küll, koha peal, teevad midagi koha peal. Ja siis ilmselt, kui Iraani režiim saab aru, mis toimub, siis läheme ilmselt mõneks ajaks rakettide juurde tagasi. Liigume edasi meie lemmikrubriigi juurde, lurjused ja kangelased. Alustame nädala lurjustega. Shoshana, kas tahad alustada? Minu selle nädala lurjus on Uncivilized Media, Katari väljaanne. Ja Uncivilized Media on tõesti sobiv nimi, kui ma üldse kunagi sellist kuulnud olen. Sest nende hullumeelne video, mis demoniseerib iisraellasi ja väidab, et me koloniseerime matkaradu üle Aasia ja Euroopa mäetippudel, on täiesti jabur. Nende jaoks on ainult 2 tüüpi iisraellasi. Sõja kurjategija, kes puhkab pärast võitlust ja liberaal, kes põgeneb lagunemast demokraatiast. Vaata seda!
Iisraellased ei ole ainult asunikud Iisraelis. Nad liiguvad ja koloniseerivad maailma. Enamasti oleme näinud neid kahel kujul. Sõjakurjategijad, kes on just teenistusest tulnud. Ja siis lähevad nad Indiasse detoksile. Ja liberaalid, kes põgenevad nende sõnul läbikukkuvast demokraatiast. Progetto Baita hanno contribuito ad evitare lo Pealtnäha ei saaks nad tunduda erinevamad. Aga vaata, kuidas nad maailmas liiguvad. Ja sa näed, kuidas sionism tekitab teatud suhte maa ja teiste inimestega. Sellise, mis on ärakasutav ja vägivaldne ning mis ei piirdu ainult Palestiinaga. Nad ei saa isegi teeselda, et see on ajakirjandus. See on puhas Goebbelsi propaganda. See on terve rahva massiline demoniseerimine, mis on pakendatud ilusate graafikate ja moesõnadega. Sõnum on lihtne. Häid iisraellasi pole olemas. Vasak- või parempoolsed, usklikud või ilmalikud, humanitaarid või sõdurid. Iga iisraellane on ärakasutaja. Vägivaldne ja salakaval lihtsalt sellepärast, et nad on iisraellased. Ja nii muudategi käigu pealt reegleid inimesed. Aile tähendas rassism inimeste hindamist nende rahvuse järgi. Täna nimetatakse seda sotsiaalseks õiglusks, kui tegemist on iisraellastega. Ja iisraellasi rünnatakse, ahistatakse ja visatakse restoranidest ning hotellidest üle kogu maailma lihtsalt sellepärast, kust nad pärit on. Aga see ongi nende eesmärk. Kujutage ette, et kulutate $1000 selleks, et reklaamida videot, mis õpetab miljoneid inimesi nägema iisraellasi mitte inimestena, vaid kurikaltena. Ja see ongi asja mõte, et panna maailm nägema iisraellasi kui otsest ohtu neile seal, kus nad on. Nagu oleks nende eluviis rünnaku all inimeste poolt, kes võivad välja näha nagu nemad, aga tegelikult ei ole nende moodi. See on sisuliselt otsekohene natsipropaganda ja propaganda ajupeseb inimesi. Ja just seda nad teevadki. Ja ajaloos on sellel nimi olemas. Dehumaniseerimine. Iga jõhkrus, mida maailm on kunagi näinud, saab alguse siit. See video on ilmne näide. Teised on peenemad, aga neid on kõikjal. Ja nad teevadki oma tööd. Üha rohkem inimesi õigustab rünnakuid iisraellaste vastu ükskõik, kus nad ka poleks. Ma palun teil olla ettevaatlik ja seista ajaloo õigel poolel. Wow. Ma lausa värisen. Babanda. See video oli kohutav, õudne. Ja ma tegelikult jätkan selle teemaga, sest minu selle nädala tõbras on Tala Kadura, kes on selle video ajakirjanik. Ta on tegelikult selle Uncivilized Media kaasasutaja. Ma usun, et nad on registreeritud Kataris. Ma uurisin seda natuke, aga nad väidavad ise, et nad asuvad Palestiinas, kui sa vaatad nende sotsiaalmeediat. Nüüd seesama Talla on tegelikult liibanonlane, aga tal on väga pikk ajalugu sellise dehumaniseerimisega, eriti just seoses Iisraeliga. Ma mõtlen isegi, kui vaadata tema sotsiaalmeediat, siis peaaegu kõik on seotud Iisraeli pideva kritiseerimisega. Ja juba 2024. aasta mais ta tegi veel ühe dokumentaalfilmi sama stiilis, nagu me just nägime, sellest, kuidas Iisrael röövib lapsi. Ja nüüd jagab ta veel üht põhjalikku uurimust Iisraeli pahelisusest, seekord araabia juutide vastu. Araabia juudid, mulle meeldib, kui nad seda teevad. Araabia juute ei ole olemas. Olen kindel, et Fleur oskab seda veel paremini öelda kui mina, aga araabia juute ei ole olemas. See on välja mõeldud termin, et omastada selle piirkonna põliselanike juutide identiteeti, kes on selle koha põliselanikud ja nad tahavad neid araabistada täpselt nii, nagu Yasser Arafat ette kujutas. Lõpetage selle termini kasutamine. See on kolonialistlik termin. See on katse kustutada juudi identiteet. Ja mul on tõesti kõrini selle kuulmisest. Igaüks, kes teeb sellist asja ja kirjutab araabia juudid, teeb seda teadlikult. Olgu. Nii et tema on minu nädala tõbras Tala Kadura. See ongi see, et sa ei saa teha sellist videot ilma kellegi kireta selle taga, eks. Ta vaatab videot, ta vaatab kaamerasse ja sa oled nagu, jumal, iisraelased tulevad mulle järele. Sa tõesti tunned, et seal on üks suur, me teame sellest. Nad matkavad Aasia radadel ja Euroopa mäetippudel ning nad tulevad sinu juurde. Vabandust. Ma proovisin teha nagu matpuhad, nagu ei, keegi ei tule sulle järele, meil pole vahet. Ja, tõsiselt. Ma tean, nad on nii reisihimulised. On küll, tõesti on. Aga sina, kes on sinu tõbras? Minu tõbras on Megyn Kelly. Hea valik. Ei ole esimene kord, tõenäoliselt ei jää ka viimaseks. Aga nüüd, nagu tavaliselt, nüüd on ta ohver, sest ta väidab, et Ben Shapiro poleks kunagi saanud platvormi ega saanud selleks, kes ta on, kui ta poleks olnud tema saates. Aga kuna ta on teravalt kritiseerinud Candace Owensi, välja kutsunud Tucker Carlsoni, nüüd rünnati teda. Teda rünnati laval, mis oli Turning Pointil. Ja teda rünnati sõna otseses mõttes,
see ei ole mingi taktika, ei. Ta kritiseeris teda selle eest, et ta ei palunud Tucker Carlsonil tegelikult seisukohta võtta. Ja tegelikult on ta praeguseks hetkeks nii kaugele teelt kõrvale läinud inimesena. On see nagu, ta on su sõber, aga sa saad täiesti aru, et kogu see Katari masinavärk on selle asja taga, sest on inimesi, kes ütlevad sõna otseses mõttes, jah, sul on täiesti õigus. Just kui tema oleks teemon. Ben Shapiro on probleem, mitte sina. See on minu jaoks väga kurb, kuna olen Ben Shapirot alati tundnud ja aidanud tal saada selleks, kes ta on. 100%. Ta sai minu saates täheks The Kelly File. Mul on väga kahju, et see juhtus. Ja tõesti, pole mingit põhjust minna teiste inimese saadetes külalisi korrale kutsuma ja püüda vähendada kellegi väärtust, kes on nii huvitav. Aga, ja ma mõtlen seda komplimendina, nii heatahtlik nagu Piers Morgan. Sest miks? Ei, ma kritiseerin Iisraeli. Ei, sa läksid sellest kaugemale, sest hakkasid uskuma vandenõuteooriaid, mis kõik on verelaim, nii tugevalt juudi vastased ja veelgi enam juute ja iisraellasi ebainimlikustavad. Ja siis vabandust, aga just sel hetkel ma olen nii kahju, ma ütlen midagi nii labast. Sinu lõua implantaat juhib sind vales suunas. Lõpeta maksmine selle eest, et näha välja nagu transsooline naine. Istu maha ja mõtle oma tegude üle järele. Vabandust. Ära vabanda, tüdruk. Ja Meghan Kelly oma. Tõeline rumalus tema enda poolt. Jah, ma nõustun. Ta pöördus ise enda poole. Ta on. Ta on tõesti lihtsalt, ta lihtsalt jääb endale veelgi kangemini kindlaks selle asemel, et öelda, oota, võib-olla ma läksin liiga kaugele. Ja nüüd ei suuda keegi, kellel väegi aru peas, vaadata, kuidas ta midagi muud teeb. Tead, ta teeb oma saates ka muid asju. Näiteks mulle saadeti hiljuti video temast, kus ta rääkis menopausi järgsest elust. Ta tegi saate hormoonidest. See oleks mulle väga kasulik, ma ei suuda seda vaadata. Ma lihtsalt ei suuda seda vaadata. Igatahes. Fleur, kes on sinu tõbras? Olgu. Nii et uus Ühendkuningriigi valitsus pole veel 5 minutitki võimul olnud. Ja uus peaminister, kes valiti ebademokraatlikult, sest ta valiti oma enda partei poolt, mitte Ühendkuningriigi rahva poolt. Nimega Andy Burnham ei ole võimul. 5 minuti pärast annab ta juba selle avalduse välja, vabandades selle eest, et nad pole kaasa heaks piisavalt teinud. Keir Starmer, keda me pidasime aasta argpüksiks, on võtnud need poliitikad, on olnud Iisraeli suhtes liiga leebe. Et sisuliselt on Iisrael, tead, me oleksime pidanud varem relvarahu nõudma. Me peame ikkagi tagama, et humanitaarabi oleks rohkem. Ta läheb 1,5 aasta taha tagasi, see mees, ja vabandab. Ta vabandas. Suurbritannia uus peaminister vabandas asjaosaliste ees. Teisisõnu, islamistlikule valijaskonnale selle eest, et tööpartei on Gaza küsimuses alt vedanud. Ta oli ametis vaid 5 minutit, just kui Ühendkuningriigil poleks juba piisavalt probleeme. Ei, nende majandus käib alla sõna otseses mõttes miinusnumbritesse, samal ajal kui meie majandus liigub selgelt edasi positiivsete näitajatega. Nende välismaised otseinvesteeringud on täiesti madalal tasemel. Nende eksport on langenud. See on probleem. Ühendkuningriik on tõelises majanduslikus ummikus. Neil on majanduse aeglustumine, majandusinvesteeringud on aeglustunud. Neil on palju probleeme, aga see mees on olnud võimul vaid 5 minutit. Ja loomulikult räägib ta sellest, sest see on jälle tähelepanu kõrvale juhtimise taktika. Ja siis tema uus kaitseminister, üks mees nimega Wes Streeting. Ma ei usu, et ta on päevagi sõjaväeteenistust teinud oma elus. Ja ma just eile nägin, ta üritab Trumpile pugeda, sest ta on ilmselgelt aru saanud, et neil on turvalisusega probleeme, kui Ameerika lahkub. See mees väitis avalikult või avaldati video, kus ta ütles, et me oleme tunnistajaks genotsiidile otse meie silme all. Ja kui temalt selle video kohta uuesti küsiti, nüüd kui ta on kaitseminister, ta ütles, ma jään oma sõnade juurde. Nii et vot sulle. Nädala värdjad. Kaitseminister, sekretär Wes Streeting, Andy Burnham, uus peaminister, tööpartei nõrk valitsus. Nad pole olnud võimul
võimul veel 5 minutitki, riik läheb allamäge. Nende julgeolek ja energia on tõsine probleem, eksistentsiaalne küsimus Ühendkuningriigi majandusele. Ja millest nemad räägivad? Gaza. Jah, sest see mõjub hästi nende valijatele, kes peavad neid ikka ja jälle valima. Nad ei ole veel aru saanud, et nad on vaid kasulikud tööriistad palju suuremas mängus. Nad on minu selle nädala tõprad. Need on väga head ja väärikad tõprad. Ma arvan, et see ei ole tingimata vale vabandada selle eest, et varem relvarahu ei nõutud. Ma vaidlen sulle selles vastu. Ma arvan, et parim aeg relvarahu nõudmiseks oli 6. oktoober. See oleks olnud suurepärane aeg. Nad oleksid saanud tagastada pantvangide kehad ja need pantvangid, kes olid seal 6. oktoobril, Averam ja Gistu ning Hisham al-Assaid, kes olid aastaid varem vangi võetud ja langenud sõduri kehad. Nad hoidsid neid enda käes juba aastaid varem. Ma arvan, et see oleks olnud tõesti hea aeg Ühendkuningriigile relvarahu nõudmiseks. Jah, nad oleksid tõesti võinud nii palju ära teha. Ja kogu lugupidamatusega, ükskõik mis selle jobu nimiga poleks, vabandust. Täpselt aasta tagasi seisin ma abisaadetiste ees. Ma seisin abisaadetiste ees, mis päikese käes riknesid mähkmed põrandal. Sest kui sa tõesti tahad rääkida humanitaarsest abist, istu lennukile ja mine sinna, et saaksid seda oma silmaga näha. Piisab. Jah, näed, see on jälle tähelepanu kõrvalejuhtimise taktika. See on jälle ja tähelepanu kõrvalejuhtimise tegur. Briti riik laguneb koost. Ma just seal, mis on hullumeelne, kui ma olen. Heathrow's lennujaamas. Ja ma sain aru, et tõenäoliselt tuhandete inimeste seas, kes olid seal samal ajal, olin mina seal. Ma olin võib-olla üks mõnekümnest juudist. Seal oli 100 ja 1000 inimesi üle kogu maailma. Nad ei näinud välja nagu mina, ei riietunud nagu mina, ei palvetanud nagu mina. Aga meie oleme maailma tähelepanu keskpunktis. Ja see on sellepärast, et kõik need inimesed kõigis nendes riikides saavad kasu, kui päike või peaksin ütlema prožektori valgus ei paista nende peale. Nad saavad teha, mida tahavad. Ja tähelepanu on juudil. Ja just nii ma tundsin end lennujaamas kõndides. Juut, kellel on suunatud prožektor ja kõik teised oma ilusates riietes või võib-olla mitte nii ilusates riietes ning oma maailmavaadetega, mis olid nii erinevad minu omast. Mitte midagi. Me oleme kuulsused maailma jaoks ja see on hullumeelne. Ja kurikuulus. Kas ma võin öelda? Enne lõpetamist liigume edasi meie nädala kangelaste juurde. Shoshana, kes on sinu kangelane? Olgu, minu kangelane on kohtunik Bobby Shima Grub. Loodan, et ütlen seda õigesti, sest ta näitab, tegelikult on ta britt. Ta on briti kohtunik ja ta näitas, milline peaks välja nägema õigusriik. Karkmatu, põhimõttekindel ja ei kõhelnud poliitiliselt motiveeritud vägivalla ees. Ja ta määras karistuse meestele, kes pussitasid Iraani ajakirjaniku Zarati. Ta mõistis rünnaku olemu, mis oli Iraani režiimi huvides toime pandud rünnak, mille sihtmärgiks oli ajakirjanik, kes lihtsalt tegi oma tööd. Ja kui ta rääkis, tegi ta selle väga selgeks. See ei tohi juhtuda. See on poliitiliselt motiveeritud vägivald. See on kultuuriliselt motiveeritud ja see ei ole okei. Ja ta karistas neid täie rangusega, nagu me Ühendriikides ütleme. Ma ei tea, see on briti ütlusega, siin see sobib. Ta on pühendunud sõnavabaduse ja vaba eneseväljenduse kaitsmisele, kuid mitte vägivallale. See ei ole okei. Meil on väike klipp, tahaksin teile näidata, kui selgelt ta rääkis sellest, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on kuri. Ja me kõik võlgneme talle tänu ja loodetavasti on see tulevik, kus inimesed tunnevad ära, mis on vale ja mis ei ole okei ning hoiavad meie tänavad puhtad ja vanglad seal, kus nad peavad olema, mitte avatud. Sa ei ole avaldanud, mis pani sind pöörduma ühiskonna vastu, milles sa üles kasvasid. Kus sa käisid koolis ja ülikoolis, kus sa töötasid ja kus sinu pere sai oma usku vabalt ja rahus praktiseerida. Sa rääkisid kriminaalhooldusametnikule, kes koostas karistuseelse aruande, et vägivald Palestiinas vihastas ja häiris sind ning viis selleni, et sa imeklesid ja jagasid vihajutlustajate nagu Al-Alaki retoorikat, mis mürgitab inimeste mõtteid. Eelmise aasta augustiks olid sa lähedane supermehega, kes peagi viis läbi kohutava terrorirünnaku sinu kodulinna juudi kogukonna vastu. Teie suhtlus, mis salvestati videosse mošees 9. augustil, näitab 2 võrdselt pühendunud ja entusiastlikku meest, kes planeerivad usulistel ja poliitilistel põhjustel jõledat rünnakut Briti sõjaväerajatise vastu. Sinu eeskuju peab olema hoiatuseks meestele, keda tõmbab see sõjakas, vägivaldne ja hävitav islami vorm
usulistel või poliitilistel põhjustel. ja minu lemmikosa sellest klipist oli see, kuidas ta ütles juudide õpetussõnade raamat. ma kuulsin, see oli väga huvitav, ma mõtlesin, kuule, okei. suurepärane. väga hea kangelane. Mul oli ka kergendus näha, et aeg-ajalt tuleb Ühendkuningriigist ka midagi head. Tänu jumalale. Fleur, kes on sinu nädala kangelane? Ma olen natuke ahne, sest ma ei suutnud 2 kangelase vahel valida. Nad on mõlemad väga erinevad ja pärit väga erinevatest valdkondadest, aga mõlemad on põhimõtteliselt inimesed, kes on valmis tõe ees seisma. Olge minuga kannatlikud. Esimene on Van Jones. Van Jones, teate küll, Ameerika ajakirjanik, keda ma väga austan, kuigi poliitiliselt on ta palju rohkem progressiivse demokraatliku poole peal. Aga isegi tema ütles eelmisel nädalal, me oleme hulluks läinud. Demokraatlik partei on kadunud, kui ta ei suuda Ameerika demokraatlikke sotsialiste välja visata. Demokraatlik partei on kadunud, kui ta ütleb, et politseid ei tohiks olla. Mida sa enne ütlesid, Emily? Demokraatlik partei on kadunud, kui Iisraeli vihkamine saab demokraatliku partei päevakorra esimeseks punktiks. Ja siis ta ütles, ta tuli järgmisel päeval tagasi ja ütles, ma tegin selle avalduse ja ilmselt on teda üle ujutatud kõnede ja sõnumitega demokraatidelt, kes on hirmul ja ütlevad tänu jumalale, et sa selle välja ütlesid. Nüüd, minu küsimus on, miks peab Van Jones selle ütlema, kes ei ole poliitik, et ta peab seda avalikult välja ütlema? Ma mõtlen, sul on John Fetterman ja sul on Richie Torres ja kõik ja Van Jones. Mõnikord on vaja, et keegi tuleks välja ja ütleks otse välja, et keiser on alasti. Ja see ongi see, mis demokraatlikus parteis toimub. Ta tuli välja ja ütles otse välja, et nad on hulluks läinud. See on hullumeelne. Nii et see on üks mees. Ja keegi hoopis teiselt alalt, aga teeb natuke sama asja nagu Boy George, kes just avalikult sõna võttis. Teate, Boy George on nagu, ma olen alati olnud juutide sõber, jätke mind rahule. Iisrael on alati riik, kellega ma kavatsen koostööd teha, kuhu minna ja keda armastada. Ja ta sai tohutu vastulöögi. Ja mis mulle tema juures meeldib, on see, et ta seisab veelgi kindlamalt oma seisukoha eest. Ja nüüd on ta välja tulnud lauluga nimega We Shall Dance Again koos mõnede Iisraeli kaastöötajatega. Ta seisab veelgi kindlamalt oma seisukoha eest. Ma tahan, et mõlemad need mehed oleksid kangelased, sest nad räägivad kohtades, kus kõik teised kardavad, aga nemad astuvad välja ja on julged. Ma armastan Boy George'i. Ja. Hämmastav, jah. Näiteks, ja teda ei huvita üldse. Tead küll, ei, mida rohkem nad seda teevad, seda rohkem on tal suhtumine, käige kõik persse. Ma armastan teda. Sest ma isegi mõtlesin ühel hetkel, et see on ju mina. Manager oli juut, aga ma mõtlesin, võib-olla see tuleb nagu tagasi ja ta hakkab tagasi tõmbuma. Ei, ta on asja juures. Ta seisab veel kindlamalt oma seisukoha eest ja ta ei kavatse ümber pöörata. Tagasi pöörduda, mis mulle meeldib. See meenutab mulle natuke täiesti teistsugune arhetüüp, aga see meenutab mulle natuke Rapaporti. Nagu teda lihtsalt ei huvita miski. On nagu on. See ongi tema. Ja sa võid seda armastada või vihata. Teda ei huvita. Bellamy, kes on sinu kangelane? Minu kangelane on Nick Matal. Nick Matal on uskumatu inimene. Aastaid jälgisin teda vaikselt enne, kui ta sai suureks ja tuntuks. Ta on digilooja ja keegi, kes ise ei ole juut, kuid on abielus juudiga ja on selle üle väga uhke. Ja tal on väga head teadmised mitte ainult geopoliitikast, vaid ta jõuab alati täpselt selle tuumani, mille eest see inimene, kellega ta vaidleb, seisab. Siin on üks klipp, palun vaadake. Sõna juut ei eksisteerinud enne umbes 1500-ndaid. Tegelikult leiutati J-täht aastal 1524. Tegelikult see oleks olnud algne klaviatuur. See tegelikult pärineb algsest heebrea keelest ja see tegelikult pärineb Babyloonia vangipõlvest. Sa eksid. Ivrit. Seda ei nimetatud heebrea keeleks, seda nimetati ivriidiks. Ja juudid, kui nad... Kurat, sa oled läbi. Kuule, kes ma võin korraks oma telefoni välja võtta? Hebrea keeles sõna hebrea. Pregu Inception. Jaa. Me läheme. Me keerleme ringiratast. Me käime ringiratast, see ei vii kuhugi. Jah, mees. Asi on selles, mees. Sa lihtsalt üritad mõisteid muuta. Ja. Ma tiedän, jaa. Editorian, ei taha. Olgu, aga võta nüüd kokku. Olgu, say ei. Kuidas sa arvad, mul on sinusugustest inimestest kõrini? Mees. Jaa. Edu, sõber. Mis mulle selle juures meeldis, oli see, et see tüüp, kellega ta vaidleb, ütleb talle, ivrit ei tähenda heebrea keeles heebrea keelt. Ja ma mõtlesin, vabandust, mida? Ja ta ütleb, ei, see ei tähenda tegelikult seda. Ja ta ütleb, oota korraks. Nii, et mida sa siis üritad öelda? Ja see tüüp jääb endale kindlaks öeldes, et sa oled idioot. Sa oled nii rumal. See ei tähenda tegelikult seda. Ja lõpuks sisestab ta selle oma telefoni, sest nad keerlevad ringiratast, püüdes teda vaigistada.
ja ta võtab oma telefoni, ta ütleb, mida see ütleb. Ja ta ütleb, noh, mind tegelikult ei huvita, mida see ütleb. Ei, kui see pole heebrea keeles. Ma olin nagu, okei, vau, see kõige lihtsam asi, seda pole olemas. Nii et ma arvan, et ta on absoluutne kangelane ja minu jaoks eriti ma ei oleks kunagi suutnud seda kannatlikkust üles näidata. Ma olen keegi, kellel ei tohiks kunagi pann läheduses olla, sest ma hakkan sellega vehkima. See oleks ka lõbus ja me peaksime sulle ka ühe hankima. Ma võin seda kinnitada. Ma hakkan lööma. Nii et jah, parem sina kui mina. Aitäh sulle kõige eest, mida sa teed. Mitte ainult juudi rahva, vaid ka Iisraeli heaks. Ja ma loodan, et su naine teab, kui uhked me kõik sinu üle oleme. Ja kogu selle vihaga, mida sa saad. Ja kogu selle vihaga, mida te mõlemad saate, tead mis? Jätka julgelt edasi. Sul on seal väljas nii palju rohkem armastust. Pole tähtis, mida vihkajad üritavad öelda. Me oleme teiega. Aitäh. Väga tore, jah. Ja nii tema kui ka tema naine on. Ja me peame nad järgmisena stuudiosse tooma. Me toome nad sisse. Olin temaga paar nädalat tagasi Kufi konverentsil ja mingi noor kutt tuli tema juurde, ta fännas teda täiega ja ma seisin tema kõrval, me mängisime paaris piljardit ja ta küsis mult, kas ma olen tema ema. Kas ma olen Nick Matali ema? Ma mõtlesin, jumal küll, kas ma näen tõesti nii vana välja? Ei, kui sobimatu. Aga ma armastan Nicki, ma oleksin hea meelega tema ema. Nii armas. Ta on suurepärane. Nii et minu selle nädala kangelane on kongressi liige Tim Sheehy. Ta pidas esindajate kojas kõne Iraani sõjast. Ta ise on veteran. Me mängime sellest katkendi. Üks neist sionistlikest käevõrudest. Ta lõigati pooleks Iraani EFP poolt. See režiim, mille vastu me võitleme, ei hooli meie parteipoliitikast. Neid ei huvita, kelle poolt sa hääletasid, kelle poole sa palvetad või kus sa elad. Nad tahavad meid kõiki tappa. Ja nad ei ütle seda lihtsalt, nad tegelikult teevadki seda. Ja nad on seda teinud juba 47 aastat. See on sõda, mille nad ise valisid. Demokraatidel on õigus. See on sõda, mille nad ise valisid, mille alustas radikaalsete hullude terroristide jõuk, kes võttis 47 aastat tagasi üle ilusa riigi. Põhimõtteliselt, kui ma seda kõnet esimest korda nägin, tõi see mulle tegelikult pisarad silma. Sest näha kedagi, kellel on selle teemaga nii selge isiklik side, eelkõige kedagi, kes on oma elu ohtu seadnud, et kaitsta Ameerika Ühendriike ja kes näeb väga selgelt ideoloogiat ja mõttelaadi, mis on seotud Islamivabariigiga ning kuidas see kujutab endast otsest ja vahetut ohtu Ameerika kodanikele. Ühelt poolt on seda kergendam kuulda ja teiselt poolt see on peaaegu nagu veelgi suurem koorem, sest see oli nagu meeldetuletus. Mitte ainult tead, ma teen palju tööd nii Iraanis elavate iraanlaste kui ka Iraani diasporaga üle kogu maailma ja ma kuulen neid õudusjutte nende kogemustest ja mõnel juhul ka sellest, mis praegu toimub, lähtudes taustateabest, mis mul on. Aga ma ei kuule nii tihti selle Ameerika poolset külge ja seda, kuidas see on mõjutanud ameeriklaste elusid ning perekondi täielikult lõhki rebinud. Mitte ainult viimastel aastatel Iraagi sõja või Afganistanis USA vägedega juhtunud tõttu, vaid juba 47 aastat. See režiim tuli võimule, röövides ja hoides Ameerika kodanike pantvangis Ameerika saatkonnas üle aasta. Selline on see režiim olnud esimesest päevast alates. See ei käi Iisraeli kohta, see ei käi isegi juutide kohta, see käib Ameerika Ühendriikide kohta. Ja kui sa hoolid oma riigist, hoolid oma inimestest ja hoolid sellest, et saaksid elada rahus ja turvalisuses, ainus viis seda pikaajaliselt teha on seista häbenemata ja kartmatult vastu Islamivabariigile ja kõigele, mille eest see seisab, sest see püüab sind hävitada. Ja ma tahan lihtsalt tänada seda kongressi liiget tema ausate sõnade ja julguse eest ning selle eest, et ta näitas isegi oma enda kogemuste ja trauma kaudu, kui oluline see teema on igale ameeriklasele. Nii et esindaja Tim Sheehy, sa oled minu nädala kangelane. On täiesti uskumatu ja ma arvan, et mis
mis enne, kui ta isegi liigutusest hääle värisema võttis, kuidas ta lugu rääkis, võttis ta ära oma sõbra käevõru, kes oli langenud sõdur. See lisas nii palju konteksti kõigele sellele, mida sa just ütlesid, sest ta ütles, et ma ei räägi sellest kui keegi, kes seisab sellest eemalt. Ma ei nõustunud aruandma. Sa ei saanud, me ei teinud seda. Peab sellest informeeritud olema, ta on seda ise näinud ja kogenud ja mis see ajas mind nutma, nagu ma ütlesin, see muutis mind väga emotsionaalseks, sest ma mõtlesin, vau, kuidas on võimalik, et nii paljud inimesed on nii pimedad ja ometi on keegi, kes räägib sulle igast selle küljest, mis sind mõjutab, mis sind puudutab. Miks? Sest sa oled ameeriklane. Ja, liiga vähesed inimesed kuulevad seda. Ja nii, see oli hea kangelane. Mul on hea meel, et see läks viraalseks, aga me peame selleks nädalaks lõpetama. Aga me võiksime juba tunde edasi rääkida, kuid peame siiski lõpetama. Aitäh, et liitusite meiega JNS-is saates The Quad ja näeme teid järgmisel nädalal.